Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Tänases saates võtame luubi alla kolleegide omavahelised suhted. Ära karda kolleegi. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Tšau Alla, kuidas läheb täna? Tšau Maigi, tasa ja targu. Täna mul on sulle üks küsimus. Alla, ütle, millal sinu kolleeg viimati sinu peale vihastas? Ma ei tea, ma ei ole märkanud. Täpselt, ülihea küsimus. Sest ma hakkasin ise ka selle peale mõtlema. Ma mõtlesin kohe, millal ma viimati ise kellegi peale vihastasin. Vaata, seda nagu mäletad. Muidugi. Aga seda, kas keegi sinu peale nagu vihastas või kas sa nagu tunned seda, et see on nagu teistpidi küsimus. Ja see ei ole minu küsimus, see on Peeter Ulrichi küsimus ja tema on siis koolijuht olnud üle 18 aasta ja tema üks fookuspunkt on just kolleegide, õpetajate, töötajate omavaheline suhtlus ja ta küsib seda küsimust tihti arenguvestlustel. Ja tema nagu ütles, et see on väga raske küsimus õpetajatele. Et nagu me praegu isegigi, et kui palju sa nagu üldse tajud, et sinu peale nagu ollakse nagu... Aga ma tajun küll. Mõnel kolleegil kohe silmadest näed sädet või tossu kõrvadest tulevad. Aga see ongi, osad kolleegid suudavad seda nagu üle olla, et nad ei näita välja ja teised näitavad seda liigagi hästi välja. See on kehakeel. On asju, mis nad teevad, kas nad hakkavad silmi pööritama, keerutama, kas neil on mingisugune siuke komme, kas nad hakkavad, ma ei tea, kõrvarõngast katsuma või kuidagi, ma ei kujuta ette, mingi siuke, ma ei tea, mingi liigutus. Sa saad kohe aru, nüüd vajutasin tema nuppu. Mitte alati ma seda ei soovi. Vaata täpselt jumala hea, et sa seda ütled, sest ma nüüd räägin mitte nagu ise, vaid selle Peetrikese juttu siin, et tema ütleb seda, mis on tegelikult jumala õige, et kui sa armastad ja teed nagu kirega, siis sa mingil hetkel vihastad kellegi niikuinii välja. Absoluutselt, sa sõidad üle. Sa sõidad üle ju, kui sul on oma kirg mingi asja teha, sa oled nõus teisele nagu tema tundide arvelt seda tegema või tema aja arvelt või võib-olla sa oled nii omas mullis, et sa ütled, et sinu aina on üldse mõttetu, et vot sellele tuleb keskenduda. Selliseid vestlusi ikka aeg-ajalt mina olen küll märkanud. Just hiljuti lugesin ühe tuntud poliitiku lapse tekstist, et põhimõtteliselt ainuke aine, mida Eesti Vabariigis võiks õpetada, on kirjandus, sest kõik muu ei ava õpilaste silmi ja ei arenda neid. Ma pean nõustama. Alla. Aga lugemine ja kirjutamine arendab ju tegelikult. Kuuled või? Sport, kehaline. Absoluutselt. Stressimaad. Me täna ei tee pingerida. Me kunagi teeks pingerida. Ühesõnaga, milline aine on kõige tähtsam. Aga täpselt nii, et sa sõidad siis üle, kui see kirg on. Ja ka ühes teises podcastis ütles üks koolijuht Saksamaalt, et konflikti on tegelikult vaja kollektiivi. Ja nüüd ma kasutasin seda sõna ise, kollektiiv. Ja. Mis vahe on meeskonnal ja kollektiivil ja kumb koolis on? Kollektiiv peaks olema. Aga mis vahe on? Mis sinu jaoks on? Ma kuulasin ühte... Intuitiivselt ütlen kohe, kolleegium või kolleegid on inimesed, kes töötavad ühe katuse all ja neil on sama eesmärk, neil võivad ma räägin õpetajatööst, meil on ained küll erinevad, aga eesmärk on ikkagi kasvatada ja õpetada õpilast, ma ei tea, asju nägema, nagu üks täiskasvanud, kriitiline mõtlemine, eks ole, tajumine, saada aru, kuna sind nagu soovid, tahetakse ära kasvatada, kuidas siis kontrollida infot ja kuidas info üldse süsteemis hakkama saada, sama raamatute lugemine, kirja eneseväljendus, et on ikkagi kolleegid töötavad nagu sellise ühise sihieesmärgi nimel. Aga meeskonnad on ju need, kellel on mingi oma konkreetne ülesanne ja nüüd laske käia. Meeskond spordis on ka ju meeskond. Aga vaata, siin huvitav, et sa kollektiivile annad täpselt samad nagu asjad
oota, las ma mõtlen, kui mul on peas ikkagi ei, see on okei, kui su peas, seal ei olegi õiget ja valet vastust. Aga ma kuulasin just motivaatori koolitajat, kes oli vist ka õpetajate ees koolitust tegemas ja rääkis kogu meeskond, teie meeskond, et ma olen tulnud teie meeskonda siia abistama. Ja siis vist naiskond. Et üks õpetaja oli tõsta vist käe, kuulge vabandust, et meil ei ole siin meeskond, et meil on kollektiiv. Aga see koolitaja ise näeb seda, et meeskond on parem asi kui kollektiiv. Et kollektiivi ühendabki ainult see üks ruum, ehk see katus. See on tema definitsioon. Ma ei ütle, et see on õige või vale. Vaat see ongi see, kuidas inimene nagu seda tajub. Ja et meeskond on just nagu on... Ainegrupi juht. Ainegrupp on see meeskond ja kolleegium on siis see kõik kokku. See on see minu peas. Okei, aga meeskonnas sa tõid see spordi näite hästi, näiteks, et ongi nad, et on jalgpallimeeskond, et nad tahavad saavutada edu ehk saada võimalikult palju väravaid. Ehk siis kõik töötavad ühe asja nimel. Et kolleegiumis... Aga nagu ühes valdkonnas ju jälle. Ma ütlengi, et ei väga põnev. Ma ei olegi kunagi seda nii analüüsinud. Aga samas see on minu jaoks, kui ma võtan 100% ulatuses väga tähtis asi õpetaja ameti juures, et kus sa töötad, kellega sa töötad, just selles mõttes, et kes need inimesed su ümber on. Aga on sellel tähtsust või? Kes su ümber on või? No sa tahad ikkagist ju, sa tahad seda toetust, et aga... Aga Maigi, mina küsin sinu käest, kes vastutab selles töökeskkonnast selle vaimu või suhtluse eest? Kes vastutab? Eks see oleneb, kes seda vastutust on nõus võtma, aga üldjuhul ikkagist koolis või töökultuuris või ettevõttes ikkagist juht vastutab või mingi alajuht. See näitab, et mina tean siukest väljendit nagu lead by example, et näita, ole ise eeskuju ja teised järgnevad sulle. Et kui sa selline oled, siis on täpselt see organisatsioon ka seda nägu. Minu isiklik arvamus. Aga mis sa arvad, Maigi, kui tähtis on see töökultuur, näiteks sul igapäeva töös õpetajana? Kas see, millises keskkonnas sa töötab, kas see avaldub ka sinu aines? Keskkond, füüsiline või vaimne? Ei, üleüldse. See õhkkond. Muidugi, see on minu heaolu tuleneb sellest ja läbi selle minu tunni kvaliteet, ma arvan. Ja mina lugesin ühte siis raamatupidamise ja maksu infoportaalist ühte väga põnevat artiklit, mis räägib suhetest, et suhted on kui vitamiinid tööelus ja siin ma tsiteerin lauset, mis mulle tõesti väga meeldis, et töökoha kultuur on õhk, mida kõik tööl olles hingavad. Väga tabavalt öeldud. Siin on teatud nagu siis uuringute põhjal tehtud siuke kokkuvõte, kus öelda, ongi punktidena välja toodud, et mis tööindu suurendab. Paku 2 asja, mis tööindu suurendab, Maigi. Võib-olla sinul isiklikult. Nagu üleüldiselt tööindu? Ja. Sina kui õpetaja koolis? Kohv. Kohvi, tasuta. Vahet ei ole piimaga, cappuccino. Ma kirjutan sellest õpetajate lehes rubriigis cappuccino või ei. Aga kindlasti see, et nagu kolleegid on okeid. Milline on okei kolleeg, ütle mulle? Milline on okei? Ma ei tea sina olla. Oi, ma tänan. Selline, kes samas on naerusuine, et ta ei ole nagu mingi mossitav, suhtleb suga piisavalt, kui sa tahad, hoiab distantsi, hoiad ise distantsi, selline. See on väga tunnetuslik asi, iga inimene on erinev. Selles artiklis on väga hästi välja töötud, et näiteks tööindu suurendab sõbralikkus. Et sõbralikkus tugevdab tööindu, just see naeratus, see teretamine, see kaasamine, küsimine, kuidas sul läheb ja mitte ainult küsimine, et kuulad ära ja vastad ka samaga, kui sinu poole pöördutakse. Kõigepealt sa peegeldad. Kas ma sain õigesti aru, et sul läheb hästi? Ei, mina kolleegidega ei suhtle nii nagu õpilastega.
ei, no ma lihtsalt toon, aga tegelikult teoorias oleks ju peegeldamine teoorias ka. küll just, et selline sõbralik keskkond, et see tekitab usaldust ja siukest väärtustamise tunnetust, et sind on väärtustatud. See on äärmiselt tähtis ju organisatsioonis, olgu see kool või mingi muu ettevõtte ja hästi põnev on see tegelikult, et kuidas võivad sobimatud sõnad ehk siis halvasti valitud sõnad ka haiget teha. Et sa võid teha sellist mõtlematut kahemõttelist nalja, ise sai tabagi ära, et mingi olukord oli, aga kolleeg võtab seda hoopis teistmoodi vastu, et noh, näiteks, eks ju, see koha pakkumine või mitte koha pakkumine, et noh, kas see, kus sul öeldakse, et ja ainult vanurid istuvad. Noh, mina oma vanuses ei tunneks ennast puudutatuna, aga kui sa oled juba pensionieas ja sulle kolleeg nii ütleb, noh, kas see on sobimatu või mitte. No, igaüks ise otsustab. Ja näiteks hästi põnev on see, Maigi, kas sinu töös, kas sina saad kolleegidel tagasiside? Kui ma küsin, siis ma vist saan. Aga näiteks, kuidas ma saan sulle tagasiside anda, kui ma ei ole sinu tunnis olnud? Sa mõtled tunni kohta? No üleüldse või tööalaselt ka. Kuidas mina saaksin sulle tagasisidet anda? No mina olen tagasisidet saanud arenguvestlusel. Ei, sa kuuled ka klassijuhataja. Võtta klassijuhataja, aga no klassijuhataja annab läbi õpilase jälle. Selle peegelduse, et see ei ole nagu päris objektiivne. Just. Aga see näiteks, see sama artikkel siin tööb välja tegelikult, et tagasiside on ülitähtis tööl. Et kui see puudub, siis on nagu raske. Ja põhjused, miks tagasiside puudub, on tegelikult 2. Ühte ma teadsin, et on, aga teist ma ei olegi läbi selle pilgu vaatanud. Tahad, ma räägin sulle? Nii, muidugi. Nii, üks on selline tagasiside puudumine, et vaikimine. Et näiteks kui kolleeg midagi sobimatut ütleb või teeb või eksib oma töökohustuse täitmisel, et tal ei öelda seda. Lihtsalt vaigitakse maha või siis tagaselja, eks ju, lastakse välja. See on halb. Ja kui tööasjadest üldse ei räägita oma vahel, Vot meie ametil on see võimatu suht, et mina ei kujutaks ette oma kolleegiga mitte tööst rääkimist, aga me oleme teinud podcasti absoluutselt, et see nagu ventileerimine on ju. Vot siin artiklis tuleb väga hästi välja, et see teine põhjus, miks ei räägita, on see kadedustest tingitud, sest on konkurents, on teatud valdkonnad, kus on siuke konkurents oma vahel. Vaat ma ei oska öelda, mul on nii toredad ajaloolased, et ma nendega nagu koolisiseselt ei konkureeri, aga kes teab, äkki mõnes koolis see on, et see ei ole välistatud. Kas sina konkureerid oma saksa keele kolleegiga? Ma ei tunne, et ma konkureeriks. Me töötame ikkagist üsna ühe nagu asja nimel. Tähendab, et teie töösuhe on terve. Terve, okei. Võib-olla on selles ka üks iva, et kui sa oled tundnud seda teist varianti, ma olen tundnud seda oma eelmises elus, et sa lähed nagu kooli tööle, sa lähed lihtsalt sinna tööle, sa lihtsalt lähed, kedagi ei huvita, kes sa oled, mis sa siis teed, lähed klassi ette, eriti on see veel, kui sa lähed sinna mantliga, panen mantli sinna samma klassi ette mitte maha, vaid toolileenile. Et garderoobi mingit lävimiskohta ei ole. Lihtsalt käidki nagu McDonaldsis ära, annad ära selle tunni, kiir toidukoht või kiirkoht ja lähed ära, et sa ei suhtle nagu kellegiga. Et ma olen seda poolt tundnud, ma ei jäänud sinna asutusse tööle. Kas selle pärast just või? See oli üks aspekt kindlasti, et et kui sa ei loo mingit suhet selle organisatsiooni väärtustega või kuidagi ei. Aga see ongi põnev, et kes loob neid väärtusi või kuidas me saame osa nendest? Üks koht, millest ma ka kirjutan, on see, et ongi mingi õpetajate tuba, kus inimesed saavad kokku ja on nagu teises. Aga sina ei sattunud seal organisatsioonis sellisesse tuppa? Jah, seal oli see, aga ma ei tundnud nagu, et ma tahaks seal nagu olla. Okay. Et võib-olla kui ma oleks vähe naeratavaid ja väärtustavaid inimesi. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla see aeg lihtsalt ei sobinud mulle, kus ma olin, mis ma tegin. Ja seal oli ka see, et ma ei teinud seda, mis mulle meeldib. Et ma ei teinud seda saksa keele asja, et ma ei olnud nagu... See on tähtis. Jah, et ma nagu pidin tegema tööd, et teenida raha, aga see töö ei olnud nagu mulle võib-olla nii hingelähedane. Et võib-olla see oli ka pigem see, et ma läksin ja tulin ja ma ei tahtnudki nagu rohkem sellega tegeleda.
üks hästi huvitav ja tegelikult hästi kurb asi, sa tõid selle konkurentsi välja ja Peeter Ulrich tõi ka selle konkurentsi välja ja tema rääkis inglise keeles seda, aga ma siis refereerin, et kui sa tahad kuulda halvast arstist, siis sa ei saa küsida teiselt arstilt. Jaa, absoluutselt. Kui sa tahad kuulda halva advokaadi kohta, siis sa ei saa küsida teiselt advokaadilt. Aga kui sa tahad kuulda halva õpetaja kohta, siis küsi teiselt õpetajalt. Kurb. No, see oli tema, aga see on 18 aastat. Ta on tihti just, et tal on kogemus. Ma kuulsin seda esimest korda praegu ja ma pean tõdema, et mina olen muidugi alati soovitanud inimestel nagu spetsialistiga, oma ala spetsialistiga kogu aeg nõu pidada, aga minu käest näiteks ei kuule mitte ükski kolleeg mitte ühtegi halba sõna teise kolleegi kohta. Mida, tagaselja kindlasti mitte. Otse oled öelnud? Absoluutselt. Ma olen ka. Et ei, absoluutselt. Vaata, see ongi see, muidu sa jätad rääkimata. Ja see vaata see anum podiseb ja podiseb ja lõpuks see võib ju sellega lõppeda, et üks nendest lahkub asutusest. Aga kolleegidega seoses, mu lemmikhetk on see olnud läbi aastate, kui sa avastad mõne kolleegi puhul, kellel on olnud mingisugune kest ümber. Mitte, et mul endal ei oleks, mul endal ka kindlasti kestad olnud. Ja sa avastad, oh my god, ta on nagu mingis aspektis nagu mingi süke inimene, ja seda juhtub tavast väljaspool kooli seinu. Ja see on nagu, see on minu jaoks olnud nagu nii tore või lahe või kuidagi see, kui see mingi rüü langeb nagu pealt ja sa näed seda inimest seal all. Selliseid võimalusi annab meile näiteks ka ainealased, et mingisugused seltsid, organisatsioonid, koosolekud, et näiteks kus me ei suhtle mitte ainult enam oma organisatsiooni siseselt õpetajatega, vaid teiste linnaõpetajatega või üleriigilised. Mina kuulun Eesti ajaloo ühiskonnaõpetajate seltsi ja see on ikka fantastiline punt inimesi. Just te käite iga päev koos, mitte iga päev, vaid iga kuu tähendab. Ei, iga kuu päris mitte, aga 4-5 korda aastas ikka. See on fantastiline. Aga minu küsimus on see, kas seal on kogu samad inimesed? Vahepeal on vähendatud koosseis, ma kuulun ka volikogusse, et siis seal on suhteliselt 2 aasta tagant on samad inimesed, aga siuksed üleseltsilised, ütleme nii, et on nagu mõnes mõttes samad inimesed, aga neid on kuskil ikka 50-60 inimest. No ikka palju. Et ikka oma jagu, et ütleme nii, et kui on ikka selline konverentsipäev või koostööpäev, ega ma kõikidega ei jõua suhelda. Lihtsalt need pausid on liiga lühikesed selle jaoks. Sa rääkisid korraks, tõid sisse selle, et see ei ole ka hea, kui ei räägita tööst. Kas te räägite tööst seal? Konverentsidel? No näiteks, absoluutselt. Aga muudest asjadest? Ainealased, mis puudutab õpetaja tööd. Kas kohv on tasuta? Ja absoluutselt kööginurga olemasolu ja külmkapp ja nii edasi, siuksed elulised asjad, aga muidugi räägitakse ka attesteerimist, et kas ei oleks juba aeg neid tagasi tuua. Sest me oleme nüüd näinud, mis juhtub, kui neid ei ole. Tänasesse saatesse see kõik ei mahu, aga üleüldse näiteks kursused, et kui vähe on näiteks ühiskonnaõpetust tegelikult arvestades, eriti veebruaris alanud sündmused, need näitavad seda enam, et õpilased peavad nagu kuidagi tajuma rohkem oma rolli ja võimalusi ühiskonnas, eks ole. Ja et neid aineid on tõesti vähe, et kogu gümnaasiumi peale ju 2 ühiskonnaõpetust. Et okei, aga see õppekava on õppekava selle nimegi, selle edetabeli me teeme. Ja absoluutselt. Okay. Mis on kõige tähtsam. Aga arutatakse ikka erinevad metoodikat näiteks. Ma olen näiteks üllatunud üks päev, mõned nädalad tagasi üks kolleeg Tallinnast helistas, ütles, et neil on siuke vilistlas õhtu tuleb kooli, et tema teeb õpilastele või ei vilistlastele siis tundi, et minu käest küsis äkki mingit nippi või mis metoodikaks võiks teha. Ma olen nagu,
mis mõttes sa küsid minu käest või? Sa vana kala, vaata. Et jumalast ta tahtis mingit uut vaatenurka. Sest mingil kohtumisel ta kuulas, mis mina olen vist teinud ja talle jäänud kõik meelde, aga ta tahtiski neid nüansse täpsustada. Ehk siis see on üks suhe, mis on nagu oma aine nii-öelda õpetajatega. Jaa. Mina käisin just püssirahukeldris suhtlemas hoopis nagu ka väga vabas õhkkonnas preetseliga, eks ole, preetsel ja siuke väga, väga familiaarne olek, et seda on ka vaja. Aga mis kogunemine teil oli? Saksa suursaatkond kutsus nii-öelda. Saksa keeleõpetajaid või? Nad kutsusid linna nii-öelda mingeid inimesi ja veel vist koostööpartnereid ja võib-olla ka seal olid mingid Saksa ettevõtete esindajad. Okay, ma täpselt ei tea, kes seal kõik olid. Aga õpetajad olid ka kutsutud kui kultuuri esindajad, sest meie loome neile siis nagu ka ju kõlapinda. Et selline väljaspool isegi mingid, see oli nagu väga selline vaba õhkkond, et seal oli ka väga põnev suhelda ja ikka jutt oli enamjaolt tööst, kuigi läks ka üldse üldiselt mingisuguse kultuuri jutu peale ja oli ka muid teemas, aga ikkagist tööjutt ja see on alati nagu väga minu jaoks väga selline asi, et kui ma saan minna, mul on võimalus minna, siis ma üldjuhul lähen just selle mõttega, et hoida neid kontakte, hoida sidemeid, näha, kuulda, jagada. Olla kursis, eks ole. Olla kursis, et see on, aga see on nagu teistmoodi suhtlus kui oma koolisiseselt kolleegidega. Muidugi. Ja ma arvan, et mõlemad on nagu olulised, aga ma ikkagist, miks ma küsisin, kas teil käib kogu sama seltskond, et on nagu inimesed, kes ei soovi seda absoluutselt. teha. Aga nad tavaliselt ei kuulu ka seltsi siis. Ja. Üldse. Et nemad on need üksikud hundid siis nii-öelda. Nad ei ole nagu kehvemad inimesed ega õpetajad sellepärast. Absoluutselt nõus. Ei, ma ei ütle seda. Lihtsalt nad, absoluutselt. Et võib-olla ka mingis eluetapis, nagu ma ütlesin, vaata, et ma läksin sinna. Aga samas mina ütlen, et vaata jälle siuke ainealane mingi riigiülene asi, et seal on ka tore kohtuda, et sa näed ka äratundmisrõõmu, nii head kui halba ja vahepeal on ka see asi, kui sa mõtled, et sul on halvasti, sa suhtled teisega, sa saad aru. Põrgu, mul pole üldse põhjust siin nuriseda. Siis tuleb siuke nagu kerge reality check. Et see on nagu väga, väga, väga põnev. Aga mis me siin soovitada oskame, et rõõmustame, naeratame ja... No ikka nagu... Ma tahaks seda, ma olen nõus, aga ei tohi olla nagu võlts. Ei, muidugi siiralt. Naeratame, rõõmustame teistes heade asjade üle. Tunnustame. Vaat jah, et sa näed täna erakordselt hea välja. Kuule, ma kuulsin, sul läks õpilasel seal konkursil väga hästi. Et see on tegelikult jumalast tähtis. Ja suhtleme. Räägime siis ka nii headest kui ka läbipaistvalt, avatult ja väljaspool kooli seinu. Ja ärge kartke kolleegi.